oli õige külm päev. Ma ei tea täpselt kui külm, aga õige külm. See oli väga külm päev. Ma ei tea küll kui külm, aga väga külm. Ma otsustasin minna sõbrale külla, sest tal oli just isa ära surnud. Teate mu sõber? Ta kaotas mu väga lähedase inimese. Mõtlesin, et läheks vaataks. Oi, tere! Kaastunne. Tema näoilmest oli näha, et ta ei teadnud mitte midagi, mis toimub. Arvestades tema roosat trikood, mis tal seljas oli, siis ta ei vaadanud ka, mis ilm väljas on. Sul külm ei ole? Tule palun sisse. Natuke on, jah. Ma ei tea, miks ma täna just roosa trikoo panin, aga... Sobib väga ilusti, peaks mainima. Ma ei tea, kas see on just õige vastavalt sündmustele niimoodi riietada. Aga istu, ma toon sulle teed. Olgu. Tuttav trikoo oli. Ma kandsin seda 2 aastat tagasi oma ujumisvõistlustel. Ma tahan seda tagasi saada. Mul on ühte väga head rohtu, mida ma tee sisse saan panna. Kui te teate, mida ma mõtlen. Mis sa teed seal nii kaua? Teen väga head teed. Ahah! Seda, et ma seda astelpaju teed hästi ei joo. Ei olegi, jah? Ei. Aga... Te teate väga hästi, et ma astelpaju teed ei joo. Ta tegi mulle kipuita teed. Aga räägi, mis sind siia tõi? Kuule, sul pidavat see sammunegi olema, tead küll, kus. Minu kaastunne. Ma mängin taga kaasa. Ärge muretseme. See rohi hakkab varsti mõjuma. Õige pea on see trikoo jälle minu oma. Ja siis on temal see sammunegi seal kohas. Ei, sa oled vist valesid uudiseid kuulnud, ei ole, mul on kõik korras. Ei, sinul jaa, aga sinu isal. Minu isal? No tal on, tead, tal on see sammune, noh, seal. Seal, ära. Jah. See tee oli kuidagi imeliku maitsega. Mul on päris hea tee, kaua sa seda tõmmata lasid? Paar minutit, nii nagu paki peal näitas. Räägi, kuidas sinu isal läheb? Kuidas sinu isal läheb? Mul, tead, ikka elab. Ikka elab? No, oled selles kindel või? Oled selles kindel või? Ei, olen ikka, jah. Muidugi ta ei olnud kindel, et ta isa elab. Tema isa varastas 10 aastat tagasi minu oranži trikoo ära. Ma andsin talle ka teed. Tead, ma hakkasin just mõtlema, et... Millele sa mõtlesid? Kui sa mu isale nüüd ütlesid, et tegelikult tal on üks selline hästi imelik asi, et kui ta vahepeal on nagu... Tal on sellised hästi imelikud, ma ei tea, kas see on keskeakriis või see on tal mingi... Tal on tujud pidevalt vahetuvad. Kord on ta rõõmus, kord kurb, siis on ta vihane. Ja siis üks hetk on ta tead nii hakkamist täis, et kohe võiks tead kohe teha kõike. Millest see õige tuleneb? Kuule, ma ei tea. Kas sul on hea olla või vaas? Kuule, mul on kas sul on kõik korras? Kuskilt teadis minu trikood. Ma ei tea veel, kuidas. Äkki
äkki sa tahaks pikali heita? Kuule, jah, ma mõtlesin, et see diivani peal ole. Ja. Ega sa ei pahanda, ega ma korraks 3 sekundit mõlemale silmale. Kas sul parem ei oleks, kui ma äkki sul trikoo seljast ära võtaksin? Mida? Ei, palun. Ei, siis on nagu parem magada, ma toon teki ja... Too tekki enne. Aga võta ikka trikoo seljast ära. No ma võtan, aga mine too tekk, palun. Aga võta ikka trikoo no seljast ära. No jaa, aga palun too tekk. Trikoo? Jah. Võtad ära? Kindel? Ma polnud kindel tema kavatsustes, kuid ma otsustasin kaasa mängida. Kuule, jaa, juba näed, juba läheb käsi, näed, juba klõps. Ma toon teki. Ideaalne hetk, ta magab. Trikoo on jälle minu oma. Ma ei tea, kaua ma seal magasin, aga õhtul ma ärkasin üles ja teda ei olnud mitte kuskil. No tere hommikust! Hommik! Ära varja mind, ma olen juba kõike näinud. Kommi võin võtta? Aga palun! Olete vaatlik, need on erilised kommid. Nagu see teegi või? Veel erilised. Ahah. Nüüd ma sain aru, mis ta mõtles. Need olid tema trikoo. Kuid mul oli talle vaid üks asi öelda. Noh, kas sulle komm meeldis? Hommikune halb soeng.